Ükskõik kuhu sa ei lähe, on jälle suur pahvenikari ja isegi Peeter õppis ära eestikeelse lause ja ütles pikk Paaviani rivi. Pikk Paaviani rivi. Lillu armastavad süüa elevandidki. Puid raputavad ja pärast midagi. Et hommikust alates oli meil võimalus näha jätkuvalt Aafrika savanni elevante, aga ma arvan, et nendest ei ole tõenäoliselt palju pikemalt vaja rääkida, kui just kellelgi ei ole nende kohta konkreetset küsimust. Elevandil on suus. All ja üleval on kaks võhad on oma etoopers, on kaks purihammast ja kui need ära kuluvad, siis tagumine lükkab need eest välja ja tuleb uus asemele. Praegu on see väljalükkamise protsess on pooleli. Jäigi pooleli. Jäigi pooleli. Ja 6 korda tuleb niisugune uus komplekt. Ja kui 6 korda on ära, siis ei ole enam midagi. Siis sureb nälga. Ja nüüd sõltub see, kui kaua see asi aega võtab, et kui abrasiivne on see toit, mida ta sööb. Et kui seal on rohkem liiva ja tolmu sees, siis kulub kiiremini ja nii loomajas võib küll mannakõrti keeta, aga metsas ei tee seda keegi. Nii, ja nüüd lindudega on natuke keerulisem selles mõttes, et neid oli ju üsna palju pisikest värvulist seltskonda, keda ei jõudnudki eriti täpselt märgata, aga hommiku nael oli veel üks noor öökull. Ja muidugi pärlkanad ennast demonstreerisid ja siin maja ümber. Ja mustselt saakal näitas ennast täna ja nüüd õhtul tagasi tulles poseeris üks pesakond kõrvukrebaseid. Need on kõrvukrebased, jah. Päris ilusa näoga hästi ilusa näoga ja päris tabav nimi, sellepärast, et kõrvad on neil tõesti arvestatavalt suured. Maasai kaelkirjakuid oli meil mitmel pool endise seaduses ja jällegi asi, mida iga kord ei näe seal sellesama Leitmanjara soise lagendiku peal olid 3 tükki pikali, mida väga tihti ei juhtu nägema, sest et nad suudavad oma liigesed lukku panna ja magavad püsti. See pisik aeg, mis neil magada on antud, sest et just 20 tundi peavad neid sööma päevas. See tähendab, et neil jääb ainult paar tundi lukkumiseks. Vaata, kui isegi meil teinekord on suvel, kui on kohutavalt kuum, siis hakkab õhkust värv. Ja kaob täitsa ära nagu kas olnudki. Ja Sebra kodumaa on afrikaanlased. Sebrasid ei ole kuskilt mujal olnud kunagi kui. Ja muidugi lõvidega oli siis niiviisi, et seal oli kaks ema, tõenäoliselt õed, kellel olid siis erinevat vanust pojad. Need suuremad olid kuskil 2. aasta sees. Kui kaugel nad 3. aastaseks saamiseni olid, ei tea, aga see piimaabe hakkas juba päris hästi kasvama. Ja demonstreerisid nad ju väga seda, et niisugused elukad nagu need džiibid ei ole nende jaoks mingisugune eriline tähelepanu objekt. Et
nad on selles kindlad, et ta on niisugune suur elukas, kes süüa ei sünni, aga ise ka külge ei tule. Nii et kui me püsime autos, siis on võimalik isegi niisama lähedalt vaadata siin. Aasta tagasi sattusime me peale sellele, kui värskelt murtud kahvripüühvlit hakkas Pride siis vastavalt oma võimuastmestikule põske pistma ja kõik see suur hulk džiipe, mitte enam 4 nagu täna, vaid umbes nii palju, nagu siin hommikul oli väljasõidu ajal, kõik olid piiranud need seal üle ja need ei lasknud oma pidusööki mitte kuidagi segada sellist. Nii et ja kuna tähendab päike paistab ja iga väikestki varju on vaja ära kasutada, siis nad vaatasid, et kui nad siin juba mökutavad, et siis poeme sinna alla päiksekest varjule ja üks väiksem poeg pani tähele, et mingi aas ripub seal kõhu all ja lõi käpaga selle 4. auto juhtme, mis toitis mõõteriistu, ropsti läbi, nii et Adam ütles, et tal tuli juba hirm, et nüüd on kütusepaak puruks tehtud, sest kütuse näitaja hakkas järsku hooga alla minema. Aga meie lõunasöögi ajal ta pani selle pistiku tagasi ja siis õnneks hakkasid näidikud jälle õieti näitama, nii et see küll vahepeal hammustas seda juhet ka, aga loodetavasti ta isolatsiooni puruks ei hammustanud. Räägi Mati sellest õnnetust ühest, kelle me leidsime sealt kogemata. Ja muidugi kõige õnnetum, ma ei tea, kas teised autod nägid või mitte, aga kui seal, Adam pööras läbi selle suure kraavi sinna rohu sisse ja hakkas niiviisi tiire tegema, siis ta oli oma terase silmaga märganud, et rohu sees nagu miski natuke liikus või oli see rohi nagu kuidagi rohkem tambitud ja siis me leidsime lõvikutsika, kes oli ainult luu ja nahk, ilmselgelt haige või vigane, tähendab tõusis korraks püsti, aga tuikus natuke, vajus uuesti ja tõenäoliselt homseks on hüäänid selle vaeva ära lõpetanud seal, nii et selles mõttes elu on looduses karm. Tohtreid ei ole ja kas see oli nüüd mõni sisemine viga, et on näiteks kahvripühvel visanud üle kaela või on olnud kaklus hüäänidega või on mingisugune muu haigus küljes, aga igal juhul pikka pidu sellel lapsukesel ei tundu olevat. Nii, harilikke hobusid nägime, tähendab karjakaupa ja ükshaaval ja kui piiblit uskuda, siis see on Jumala kõige suurem saavutus, millega ta hakkama sai. Hippopotamus, nagu ta seal kirjas on. Anekdoot oli, et loomad kukkusid püünis auku ja istuvad seal juba 2. või 3. päeva, keegi ei tule ei ära tapma ega välja päästma, hakkavad omavahel arutama, et nii me kõngeme siin nälga, et me peaks hakkama kuidagi loosi võtma või nii, et 11 ära sööma, et siis lõpuks on mõnel ikkagi võimalik ehk ellu jääda ja siis keegi pakub välja, et aga hakkame sedasi, et ei tõmba loosi, aga hakkame sellest pihta, et kelle kõige suurem suu on, siis sellest hakkame pihta ja siis järjest väiksema poole. Ja selle peale jõehobu ütleb, et krokodilsu tund on tulnud. Ja tähnikhüään näitas ennast ka ja tähnikhüään on ainuke imetaja, kellel ei ole võimalik teha vahet sugude pooltel väliste sugutunnuste järgi. Täpselt ühtemoodi, vaata siit või vaata sealt ja loomaaias on ainuke variant on vereproov, aga ise nad kuradid saavad jõle hästi aru. Väga vereproov. Ilma vereproovita. Ma arvan, et neil valitseb siis ilma. Ja neil on niisuguste õelate õekeste kamp ja siis vahetevahel, kui seda tahetakse sallida, siis see isane hiilib vaksi ja
ajab oma asjad joonde ja katsub ära minna, tavaliselt saab ta veel tappa teiste käest ka. Aga need sugulased on, nad ei ole ei koerlased ega kasslased? Ei, nad on omaette sugukond, selles sugukonnas on 3 perekonda, tänapäeval välja surnud liike on rohkem, on siis ühesõnaga tännikhüään, 1 liik perekonnast, siis on vööthüäänik, kus on 2 liiki, harilik ja pruun, ja siis on veel üks pisikene, umbes nii suur siibethüään, tema sööb termiite, sipelgaid ja muid. Midu lähedus. Elu on karm looduses. Ja see oli ka väga hästi demonstreeritud, tähendab, mida väga jõusasti läbi raadio kõigile seletas teed, mismoodi need hüäänid tähendab oma raskesti seeditava nõutäiegast, et nad tõesti võtavad, närivad kontide otsast ja neelavad ka paksu nahka alla ja see protsess on nii, et siis vajab see seedesüsteem jahutamist ja me oleme näinud vähemalt pooltel nendest reisidest neid ennast vees jahutavad hüääne, nii et see on tõesti. Esimene kord, kui ma nägin, ma ei teadnud ka seda ja arvasin, et ei tea, mis ta on, kas haavata saanud, mis ta seal vees passib, aga pärast ta sai mulle ka selgeks. Ma vist esimesel päeval juba rääkisin, aga kordamine on tarkuse ema, nendel on, tema ametlik nimi on kukkurmarapuu, sest tal on niisugune kukrutaoline moodustus, see on kurgu all ja selle üks funktsioonidest pidi olema see, et seal olev selle, nagu koes olev müoglobiin, mis on hemoglobiini taoline aine, võimaldab siduda hapnikku lisaks verele sinna selle lihaskudes, mis on selles kukrus ja see võimaldab neil kõrgemal kui raisakotkastel lennata seal üleval, kus õhk on väga hõre. Ja täna nägime siis ära ka, tähendab, kui siin eelmistel päevadel oli meil põhiliselt see hund kuldnokk, siis täna seal hommikusöögi kohal oli teine liik ja nüüd õhtul näitas ennast ka see 3. pikema sabaga liik veel, nii et kõik 3 siinset kuldnokka on ennast nüüd ära näidanud. Kiivad laiali. You see the big tail, yeah? You see the tail is going up. Yeah. Like a small road for the animals to go up. And the top is Serena. You see it? The road on the top. Kekutab siis tantsib ja siis, kui nad kokku saavad, siis isane hakkab peidutama emast ja tegema võib-olla ka pulmatantsu. Lämmed tantsivad. Haustumid tantsivad meie vaatid. Ja no tähendab, see on võib-olla paras aeg rääkida, et kõik ei tarvitse teada, et sebrasid on tegelikult 3 liiki. Ja see on kõrbesebra, on savannisebra ja on mägisebra. Ja kui kõrbesebra elab Põhja-Keenias ja mägisebra Lõuna-Aafrikas, siis vahepeal on savannisebrad ja neid on mitu alamliiki. Ja see, mis nüüd siin on, see on siis Böömi savannisebra ja tema tunnuseks on see, et tal on väga selgepiirilised mustad ja valged vöödid. Mõnel teisel alamliigil on pruun vahepeal või siis ei ole jalgade peal triipusid või ja nii edasi, aga see kõige ilusamini, kõige hoolikamalt ära värvitud sebra on Böömi savannisebra. Ja siis ta uuris mulle välja selle asja ja selgus, et ühesõnaga on siia tulnud lõuna poolt millalgi kas 1 või 2 Chapmani alamliigi sebrat. Need on niisugused sebrad, tähendab Chapmani savannisebra, kellel on iga selle musta triibu vahel üks pruun triip. Ja nüüd need mõned, kellest ma vihjamisi rääkisin, need tunduvad olevat hübriidid, selle Böömi savannisebra ja Chapmani savannisebra hübriidid. Neid ei ole palju, sellepärast et 1 või 2 kõige paremal juhul siia, aga võib-olla koguni üks ainukene on sattunud, aga tema
tema geenid on näha, et on olemas, kui seal natuke ringi vaadata, vähemasti ühte nägin ma täna üsna auto kõrvas, kus ma arvan, et võib-olla panid ka teised seda tähele, aga nendel hübriididel ei ole see pruuntriip nii selge ja nii ühtlane, kui ta puhtalt Chapmani sõbral on. Triipude vahel on pruunid. Ja väga tiine näeb ta välja. Ja muidugi tüügas sigu oli nii põrsaid kui täiskasvanuid, need juba on ilmselt kõigil tuttavad. Põrsad demonstreerisid, kuidas nad oma püsti sabaga jooksevad kõik. Tüügasseod on väga valvel. Näe, vaata, seal tuli see kult vist. Ei, see emis või? Sarved teha. Põrsad on ilmselt seal urus, sest tüügas siga on ju niisugune, kes ööseks ise ka urgu läheb ja tagurpidi. Ja nüüd ta siis peletavad seda saakal, et see saakal on muuseas nüüd see sama harilik saakal, kes on ka Eestisse jõudnud, nii et kodumaine elukas. Ajo tõkme taas. No jah, sest et suurest seast jagu ei saa. Neid on nagu heledamad ju. Nad on selle savi seest tuld just. Öösel urus on. Tüügas ja poeg oli ennem isegi näha, need ei olnud enam kõige väiksemad. Saakal üldiselt on raikosööja, aga vahest ta murrab ka, eelkõige ta murrab teiste väikeseid poegi. Nii et kui tüügas ja pojad väga väikesed oleks, siis ta saaks vist jagu suuri lähedused ei ole, aga praegu ta peletati eemale. Ja muidugi siis Aafrika ehk kahvlipühvleid, neid kõige ohtlikumaid elukaid, neid me nägime nii seal Leikmanjara lagendikul kui ka mujal. Paar niisugust üsna ohtlikku, nagu selgus, poolkodustatud olid seal, kus me tankisime ja poisid läksid päris paanikasse, kui osa rahvast lähedale läks, sest et üks nende kolleeg pidi praegu voodis olema nende samade kahe läksid liiga lähedale ja kahvripüüslil seal tankla juures seal olid kaks niisugust tõenäoliselt lutist kasvatatud elukat magasid nagu kujud siin. Proua arvas, et on tegemist skulptuuriga ja ütles, et ma istun peale, tee pilt. Ja muidugi, keda kõige rohkem oli näha ja kes on tegelikult ka selle hiidrände nagu põhitegija, on siis valgehabe siniknuu. Ja te kindlasti panite tähele, et neil kõigil on valgehabe. Ja need valgehabemega siniknuud, neid ei ole kuskil mujal kui ainult siin. Mujal on musta habemega ja triipudega ja tumedamate triipudega kaela peal ja nii edasi. Aga see, mis siin selle ringi ära teeb ja keda on siin kokku umbes 1 miljon, need on siis valgehabe siniknuud. Ja see on niisugune kummaline elukas, et legend räägib, et vana jumalal oli materjal otsa saanud ja siis korjas kokku, mis jäägid tal olid ja pani sellest selle knuu kokku. Meie juures siin on ainult topid. Mati juures on ka siis kongonid. No impalad olid endise seaduses siin. Me jõuame siin. Nii, ja siis me jõuamegi nüüd kasellideni, neid oli 2 liiki. Thompsoni kasell on see, kellel on külje peal see viltune must triip. Ja nemad teevad selle ringi kaasa koos knuude ja sõbradega. Ja erinevalt nendest krantikasellid, kes olid ilma selle triibute ja kellel oli kannika peal tagant vaadates 2 musta triipu ja pisut suuremad,
ja oliks need mustad sellised sarved olid nagu keerulised? No nad jah, on natukene niiviisi, lähevad nagu sedasi. Nii et aga nemad ei rända, nemad on siin kogu aeg koha peal, kui läheb kuivaks ja süüa on vähe, siis nad kannatavad näguripäevi, aga nad ei lähe ära, nemad on granti, jälle granti jah. Mitte grant, vaid grant. Grant tähendab, need on jälle, nii Thompson kui Grant on mõlemad zoologid, eks ole, olnud. Jah.
But today not so many people because of the rain, I think. You see all this truck, they bring some food stuff here. See. And also there are some of the people that are selling cows, goats, sheep, or sometimes they used to exchange. Cows to get food, cows to get clothes. See on siis tervitustants teile. Mehed tulevad kohe tantsivad. Tervituslaul väike. Naised ja mehed teevad, tantsivad ja laulavad eraldi. Kõigepealt laulavad naised ja siis tulevad mehed. Oleme praegu siin. Oota, see on tantsida, kui me lähme sinna. Yes, we have a little bit different. The women will be married. We dancing together. Women who are not married, they can dance together. Then women get married with dancing other ways. The man who has a white hat. This is the electrician. This is also for dancing. Does it have any meaning? Yes. Someone get married. They can try how to dance with a man. You can try. You wanna try how to dance with a man? You can try.
welcome. This is a kindergarten school for the young students. And students who have different age. We start from 3 years old to 7. After 8 years old, we can give them national examination. When we first we'll take them public school.